Mina olen 4. energiakandja, minus elab stabiilsuse, võimu ja sihikindluse energia. Olen mees. Kes ma olen, kui olen plussis? Mina mehena olen 4. energiakandja, imperaator. Ma kannan loomulikku vastutust, juhtimist ja suunda. Minu kohalolu loob struktuuri, minu sõna loeb. Ma teen, mitte ei räägi. Minu maailm põhineb loogikal, korrapäral ja aususel. Olen vastutustundlik ja suudan teha palju tööd. Minu jaoks on avatud suured võimalused enda sotsiaalseks realiseerimiseks. Ma kaitsen, korraldan ja loon raamistiku, milles elu saab toimida. Kui olen tasakaalus, olen aus, tugev, kuid samas hooliv. Oskan delegeerida, otsustada ja olla peres see, kes loob stabiilsuse. Olen isa kuju, mitte tingimata isa, vaid see, kes annab kindlustunde. Mind usaldatakse ja mul on selge missioon ja visioon asjadest. Kes ma olen siis, kui olen miinuses? Kui mu energia vajub miinusesse, muutun autoritaarseks, võimukaks, kangekaelseks ja nõudlikuks. Jõuan oma soovini mis tahes meetoditega. Olen suletud hingelistele asjadele. Ma võin alla suruda teisi, eriti oma naist või lapsi. Tunnen end üksikuna, kui kõik peavad mind ainult tugisambaks. Võin muutuda liiga materiaalseks, kaotades sidemetunnetega. Ei taha võtta vastutust ka lihtsamate asjade eest ning delegeerin neid teistele. Olen sõltuvuses oma lähedastest. Minu õppimiskoht on leida pehmus tugevuse sees. Lubada endal olla inimene, mitte ainult täita rolli. Olen tõeline mees siis, kui ma ei pea oma mehelikkust tõestama. Mina olen 4. energiakandja. Minus elab stabiilsuse, võimu ja sihikindluse energia. Sageli öeldakse, et ma peaksin olema nagu 3. arkaani naine, pehme ja külluslik, aga see ei ole minu tee. Minu jõud peitub struktuuris, vastutuses ja sihipärases liikumises eesmärgi poole. Kes ma olen, kui ma olen plussis? Mina naisena kannan tugevat sisemist struktuuri, distsipliini ja vastutust. Ma loon korda, teen plaane, viin asjad lõpuni. Olen tugev ja usaldusväärne. Minu peale võib loota. Minus on vastutus, nii enda kui teiste eest. Ma olen harjunud tegutsema, organiseerima, otsustama. Ma seisan alati oma sõnade ja tegude eest. Teistele olen justkui selgroog, tugi, mille najal saab püsida. Kui ma olen tasakaalus, olen soe, selge ja kindel. Minu läheduses on turvaline. Oskan hoida nii kodu kui äri, luua süsteemi ja anda edasi väärtusi. Austan mehi, kuid ei vaja neilt luba. Mul on oma vägi, oma suund. Ma oskan juhtida nii ennast kui oma emotsioone. Samuti suudan juhtida teisi. Minus on loomupärane juhi energia. Perekond on minu tugevus. Ma oskan jagada ülesandeid ja oskan küsida tulemusi. Minu korraldusvõime on muljet avaldav. Ma olen oma elu perenaine. Mul on selge loogika ja oskus strateegiliselt mõelda ja minu samm on läbi kaalutud. Minu jõud seisneb korras ja süsteemsuses. Ma ei raiska aega tühi asjadele ega kiirusta niisama. Minus puudub pealiskaudsus. Tunnen end hästi meeste keskel, eriti tööl. Mõistan mehi vahel isegi paremini kui naisi. Ma austan mehi ega võistle nendega kunagi. Ma ei tõsta end neist kõrgemale. Mul on hea ja toetav suhe oma isaga ja meestega. Aga kes ma olen, kui ma olen miinuses? Kui mu energia on miinuses, muutun jäigaks, kontrollivaks ja üksildaseks. Tunnen, et pean kõike ise kandma, keegi ei ulata abikätt. Hakkan võistlema meeste ja partneritega. Hakkan kontrollima mehi ja neisse üleolekuga suhtuma. Ma võistlen pidevalt, ka oma mehega. Püüan tõestada, et olen tugevam ja edukam, teenin rohkem, olen tähtsam. Kui ma kodus elan mehelikus energias, muutub minu mees tahes tahtmata nõrgemaks. Võin muutuda emotsionaalselt külmaks, kriitiliseks, liiga nõudlikuks. Ma torman ringi ega oska lõõgastuda.
ei hoolitse oma välimuse eest. See tundub mulle liigne koormus. Pealegi, milleks üldse? Olen pidevalt kellegi peale pahane, kritiseerin ja heidan ette. Minu suhe isaga ei ole hea. Kas teda ei olnud või oli liiga palju konflikte? Ma ei oska andestada, vastu võtta ega ka tänulik olla. Minu pehmus peitub kaitsekihi all. Olen unustanud, et tugevus ei välista hellust. Ma õpin lubama endal olla haavatav, jagada vastutust, usaldada meest. Minu tõeline suurus ja tugevus seisneb tasakaalus, et olla juht, kuid mitte kontrollija.